Vahemeri. Juba iidsetest aegadest on see olnud üks strateegiliselt tähtsamaid veekogusid planeedil, ühendades otseselt Aasia, Aafrika ja Euroopa. Nimi ütleb kõik, see tähendab ladina keeles telgituna maa keskel asuv meri. Kontroll Vahemere üle on alati olnud hädavajalik turvalisuse tagamiseks ja jõu projitseerimiseks selles olulises piirkonnas. Eritsi mere kolmes peamises kitsaskohas, Gibraltari väinas lääneosas, Suessi kanalis ja Türgi väinades idas. Nende kitsaste läbipääsude kontroll võimaldab riikidel jõudu projitseerida, oma laevandust turvata ja vajadusel vastaste logistikat häirida. Kuna pinged maailmas kasvavad ja üleilmne kaubandusvõrk on üha suurema ohu all, pole kontroll Vahemere üle kunagi olnud strateegiliselt nii oluline kui praegu. Allveelaevad pakuvad selles keskkonnas ainulaadset eelist, viies läbi varjatud jälgimist, jälgides mereväe liikumisi, kogudes olulist luureinfot vaidlusalustes piirkondades ning olles võimas heidutusvahend. Selle tulemusena muutub võitlus Vahemere veealuse ülekaalu nimel üha pingelisemaks. Vaatame lähemalt, millised allveelaeva jõud tegutsevad selles meres, kuidas nad omavahel võrreldavad on ning kuidas nad mõjutavad jõudude tasakaalu piirkonnas nii täna kui ka tulevikus. Vahemere rannikuga on 21 iseseisvat riiki, lisaks üks Briti meretagune ala, Gibraltar ja Palestiina rannikuala. Selles meres on ka 2000 kuni 2200 saart, mis kuuluvad nende riikide jurisdiktsiooni alla. Kui me peame Küprost Euroopa riigiks, mitte Aasia riigiks, siis neist riikidest 12 on Euroopa riigid. Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Horvaatia, Sloveenia, Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro, Albaania, Malta, Monaco ja Küpros. Nendega jagavad merd 5 Aafrika riiki: Maroko, Alžeeria, Tuneesia, Egiptus ja Liibüa. Vahemere riikide nimekirja lõpetavad 5 Aasia riiki: Türgi, Iisrael, Süüria, Liibanon ja osaliselt tunnustatud Palestiina riik. Mõistetavalt hoiavad kõik need riigid aktiivseid merevägesid, välja arvatud Palestiina ning Bosnia ja Hertsegoviina, kelle mereväed on Iisraeli aastakümnete pikkuse kurnamise ja blokaadi tõttu sisuliselt lakanud olemast. Nende hulka kuuluvad suured laevastikud nagu Prantsusmaa, Itaalia ja Türgi omad, mida peetakse maailma võimsamateks, samuti väiksemad, kuid võimekad mereväed riikidel nagu Montenegro ja Albaania. Isegi Monaco mikroriik opereerib väikest mereväeüksust ranniku patrullimiseks ja turvalisuse tagamiseks. Aastal 2026 opereerivad ainult 8 neist riikidest oma laevastikes allveelaevu. Oluline on see, nagu me varsti avastame, et vähemalt 2 riigipaari vahel on pikaajaline rivaalitsemine. Kui nende vahel peaks kunagi puhkema sõjaline konflikt, mängiksid nende allveelaevastikud lahingu tulemuses olulist rolli. Kõige võimsam allveelaevastik nende riikide seas kuulub Prantsusmaale, kuna see on ainus riik, mis kasutab tuumaenergia jõul töötavaid ründeallveelaevu. Kõik teised kasutavad ainult diisel-elektrilisi või õhust sõltumatul jõul töötavaid ehk AIP allveelaevu ning ainult ühel, Türgil, on tulevikus plaanis soetada tuumajõul töötav allveelaev. Prantsusmaa 9 tuumajõul töötavat allveelaeva asetavad selle veealuste suurvõimude hulka. Lisaks Prantsusmaale kasutavad tuumajõul töötavaid allveelaevu vaid veel 5 riiki: USA, Venemaa, Suurbritannia, Hiina ja India. Tuumajõul töötavatel allveelaevadel on 4 peamist eelist võrreldes tavapäraste diisel-elektriliste ja AIP tehnoloogiaga allveelaevadega. Esiteks pakuvad need piiramatut tegevusulatust ja kestvust. Erinevalt tavapärastest mootoritest ei vaja tuumareaktorid õhku, seega saavad nad vee all püsida kuid ja töötada aastakümneid ilma tankimata. See annab tuumaallveelaevadele praktiliselt piiramatult tegevusulatust, mida piiravad vaid meeskonna toit ja varud. Teiseks annab tuumaenergia tohutult palju energiat, võimaldades neil allveelaevadel hoida suuri kiirusi, sageli üle 30 sõlme pika aja jooksul. See teeb tuumaallveelaevadest võimelised kiireks, üleilmseks paigutamiseks ja strateegiliseks ümberpaigutamiseks, mis pole tavapärase jõuallikaga laevade puhul lihtsalt võimalik. Kolmandaks, erinevalt diisel-elektrilistest allveelaevadest, mis peavad mootorite käitamiseks ja akude laadimiseks pinnale tõusma, ei pea tuumaallveelaevad üldse snorklit kasutama.
Nad võivad kogu oma missiooni vältel täielikult vee all püsida, mis suurendab oluliselt nende varjatust ja ellujäämisvõimet. Neljandaks, nad võivad kanda tuumarelvi, kuigi olgu selguse huvides öeldud, et mitte kõik tuumaallveelaevad ei ole võimelised tuumarelvi kandma. Põhimõtteliselt on olemas 3 tüüpi tuumaallveelaevu: SSBN-id, SSN-id ja SSGN-id. Kõigi 6 riigi poolt kasutatavad SSBN-id on spetsiaalselt loodud selleks, et kanda ja välja lasta allveelaevadelt välja lastavaid ballistilisi rakette ehk SLBM-e, mis on varustatud tuumalõhkepeadega. Need moodustavad nende riikide tuumatriaadi merel põhineva osa, mida peetakse ka kõige suurema ellujäämisvõimega osaks. Kuina SSBN suudab peituda maailma ookeanides sügaval mitmeks kuuks, on selle jälitamine äärmiselt keeruline isegi kõige arenenumate merevägede jaoks. See tagab kindla teise löögivõimekuse, mis hoiab vastaseid tagasi esimeselt tuumarünnakult, muutes SSBN-id nende riikide riikliku julgeoleku doktriinide keskseks osaks. Seevastu SSN-id on peamiselt loodud teiste laevade ja allveelaevade jahtimiseks, tavaliste torpeedode ja tiibrakettidega. Kuigi mõned Vene SSN-id võivad olla varustatud tuumalõhkepeaga tiibrakettidega, ei ole need mõeldud tuumaballistiliste rakettide kandmiseks. On üks võimalik erand, millest räägime veidi hiljem. Prantsusmaal on kokku 9 allveelaeva, kõik tuumajõulised, sealhulgas 4 tuumarelvastusega SSBN-i ja 5 tavarelvastusega SSN-i. Celle l'Elysée klassi SSBN-ide, l'Elysée, le Téméraire, le Vigilant ja le Terrible võeti kõik kasutusele aastatel 1997 kuni 2010. Need asuvad Elongues, Bresti linnas, Lääne-Bretagnes. Need suured, moodsad ja äärmiselt vaiksed alused on veidi alla 450 jala pikkused ning nende veeväljasurve on pinnal 12 640 tonni ja vee all 14 335 tonni. Neid käitab 150 megavatine, 200 000 hobujõuline K15 surveveereaktor, mis võimaldab vee all liikuda üle 25 sõlme kiirusega ning annab piiramatult tegevusraadiust. Need on varustatud 4 21-tollise torpeedotoruga, mis suudavad tulistada nii F-17 mood, 2 F-21 rasketorpeedosid kui ka MBDA Exocet SM-39 laevatõrjerakette ehk SSM-e. Veelgi olulisem on tuumaheidutuse seisukohalt see, et kõik 4 l'Elysée klassi allveelaeva kannavad 16 vertikaalselt välja lastavat M51 ballistilist raketti, millest igaüks on varustatud mitme TN-75 termotuumalõhkepeaga, kasutades MIRV-tehnoloogiat ehk mitut iseseisvalt sihitavat taasisselaskemoodullit. Samuti 115 kilotonnise TN-75 termotuumalõhkepeaga, millel on 6 iseseisvalt sihitavat taasisselaskemoodullit ehk MIRV-i. 3 Prantsusmaa 4 SSBN-ist on uuendatud täiustatud versiooniga M51,2, mis Prantsusmaa kaitseministeeriumi andmetel suurendab oluliselt raketi lennuulatust umbes 5600 miilini. Uus rakett on mõeldud kandma ka uut TNO tuumalõhkepead, mis on arenenum ja loodud olema vastupidavam kui vanem TN-75 lõhkepea. Lisaks oma SSBN-idele on Prantsusmaal praegu kasutusel ka 5 SSN-i. 3 neist kuuluvad kaasaegse Barracuda ehk Suffreni klassi, Suffren, Duguay, Drouin ja Torville ning 4. De Grasse on hetkel merel katsetamisel. Veel 2 De Grasse ja Duc de Bouillon on katsetamisel või ehitamisel. Need on mõeldud asendama Prantsusmaa 12 aktiivset tuumaründe allveelaeva, vananevat Ruby klassi, Amethysti ja Perlat. Perla on tegelikult plaanis pensionile saata 2028 aasta keskpaigas. Pärast seda, kui laev sai 2020 aastal tulekahjust tõsiselt kahjustada, parandati see ära ja naasis aktiivteenistusse 2023 aasta juulis. Siiski saadetakse see peagi pensionile, et teha ruumi uuele Barracuda klassi laevale. Ruby klassi laevade pikkus on umbes 241,5 jalga ja vee all olles on nende veeväljasurve 2600 tonni. Need on varustatud 4 torpeedotoruga, F-17 torpeedode ja Exocet SM-39 SSM-ide jaoks. Vastupidiselt sellele pakuvad uued Barracuda klassi laevad märkimisväärselt suuremat jõudlust ja tulejõudu.
Need on pikemad, peaaegu 325 jalga pikad ja nende veealune veeväljasurve on üle 2 korra suurem, 5300 tonni. Need suudavad tulistada 24 relva 4 torpeedotoru kaudu, sealhulgas MDCN-i tiibrakette maismaa sihtmärkide ründamiseks, F-21 torpeedosid, Exocet SM-39 laevatõrjerakette ja meremiine. Need on varustatud ka eriüksuste väljaviimise süsteemiga, mis teed neist allveelaevadest piisavalt mitmekülgsed, et toime tulla laevadevastaste, allveelaevadevastaste, maismarünnakute, luure ja eriüksuste operatsioonidega. Nüüd, teoorias tähendab see, et Prantsusmaa on ainus Vahemere riik, kellel on tuumajõul töötavad ja tuumarelvastusega allveelaevad, et ta peaks piirkonna veealuses sõjatandris vaidlustamatult domineerima. Aga see ei pruugi olla nii 2 põhjusel. Esiteks, ühe märkimisväärse erandiga on kõigil teistel Vahemere allveelaevu kasutavatel riikidel valdavalt kohalik ja regionaalne fookus. Türgil on laiem geopoliitiline haare, omades baase Põhja-Küprosel, Kataris ja Somaalias. Samuti sõlmis Türgi 2018. aastal 91-aastase rendilepingu Suakini saarele Sudaanis, kavatsedes sinna rajada suure mereväebaasi, kuigi arendust on takistanud selles riigis kestnud mitmeaastane kodusõda. Türgil on ka sõjalise koostöölepingud Albaania ja Aserbaidžaaniga ning eelbaasid Iraagis, Süürias ja Liibüas. Seega ulatub Türgi sõjaline strateegia märkimisväärselt kaugemale oma piiride kaitsmisest. Kuid tänu Prantsusmaa endisele suurkoloniaalvõimu staatusele ulatuvad tema geopoliitilised ja majandushuvid üle kogu maailma. Tegelikult tähendab see, et tema tuumaenergial töötavad allveelaevad ei saa keskenduda täielikult Vahemere piirkonnale. Need peavad tegutsema Atlandi, India ja isegi Vaikse ookeani vetes ning kaitsma Prantsusmaa ülemaailmseid huve. Seega on vaid mõned Prantsusmaa allveelaevad. Allveelaevad võivad tegelikult igal ajahetkel olla saadaval Vahemere operatsioonideks. Teiseks, mõnes olukorras pakuvad diisel-elektrilised ja eriti AIP-toitel allveelaevad märkimisväärseid eeliseid võrreldes suuremate ja võimsamate allveelaevadega. Ja Vahemeeri on piirkond, kus selliseid olukordi leidub rohkesti. Alustuseks on olemas kulutegur. Tuumaenergia jõul töötavatel allveelaevadel on nii ehitamisel kui ka kasutamisel oluliselt kõrgemad kulud kui tavapärase jõuallikaga allveelaevadel. Näiteks USA Virginia klassi tuumaründalveelaev maksab 1,8 kuni 3,6 miljardit dollarit. Võrdluseks maksab kaasaegne Rootsi Gotlandi klassi diisel-elektriline allveelaev AIP-süsteemiga umbes 200 miljonit dollarit. Ja isegi Saksamaa tippklassi tüüp 212 maksab vähem kui poole Virginia klassi laeva hinnast umbes 1,3 miljardit dollarit. Tuumaenergia jõul töötava allveelaeva ülalpidamine on samuti palju kallim. Ühe Virginia klassi allveelaeva aastased tegevuskulud on hinnanguliselt 140 miljonit dollarit, mis katab meeskonna, hoolduse ja toe. Diisel-elektrilised allveelaevad vajavad sagedasemat tankimist. Siiski on nende kogu elutsükli kulud hinnanguliselt vaid murdosa tuumaallveelaevade omadest, kusjuures tuumaallveelaevastiku kogu elutsükli kulud on hinnanguliselt 50–70% kõrgemad kui diiselallveelaevastikul. Tuumaallveelaevastiku lisakulu võib olla täiesti õigustatud sellise riigi jaoks nagu Prantsusmaa, kus tuumaallveelaeva avamere eeliseid ei suuda odavamad diisel-elektrilised või AIP-toitel laevad pakkuda. Kuid riikide jaoks nagu Itaalia, Hispaania, Alžeeria ja Egiptus, kelle mereväe fookus on peamiselt regionaalsel kaitsel ja rannikualade operatsioonidel, mitte jõu projitseerimisel, ei ole tohutuid lisakulusid tuumaallveelaevade jaoks strateegiliselt võimalik õigustada. Tuumaallveelaevade ehitamise ja ülalpidamise ülikõrged kulud ületavad lihtsalt enamiku riikide kaitse-eelarveid. Enamikul riikidest puudub ka lihtsalt väga arenenud tööstusbaas, spetsialiseeritud laevatehased ning tuumainseneeria ja ohutuse alal koolitatud tööjõud, mis on vajalikud tuumajõul töötava allveelaevastiku arendamiseks ja ülalpidamiseks. Diisel-elektrilised AIP allveelaevad on seevastu märkimisväärselt odavamad, võimaldades väiksematel merevägedel hankida ja ülalpidada oma laevastikku. Türgi mereväge ega kaitse-eelarvet ei saa siiski maailma mastaabis väikeseks pidada. Arvuliselt on Türgil juba rohkem allveelaevu kui Prantsusmaal, 12 allveelaeva võrreldes 9-ga.
2026 aasta seisuga opereerib Türgi merevägi 12 diiselelektrilise ründeallveelaevaga ning plaanib laevastikku laiendada 18-ni. Kõik on tavapärase jõuallikaga. Uuemad reisklassi allveelaevad on varustatud AIP jõuseadmega, ülejäänud töötavad diisel-elektrimootoritega. Kõige vanemad neist on 3 Atalai-klassi allveelaeva TCG Yildirim, TCG Doganai ja TCG Dulunai. 4. laev TCG Pursa arvati hiljuti 2025 aasta juunis teenistusest välja ning Yildirimit kasutatakse praegu katse- ja väljaõppelaevana, samal ajal kui ülejäänud 2 laeva on endiselt aktiivses teenistuses. Pikkusega 193,5 jalga ja veealuse veevälja survega 1200 tonni on neil 8 torpeedotoru 14 torpeedo jaoks, sealhulgas kodumaised Akja rasketorpeedod. Türgi 4 Preveze-klassi allveelaeva on uuemad, võetud teenistusse aastatel 1994–1999. TCG Preveze, TCG Sakarya, TCG 18 Mart ja TCG Anafatalar on Atalai klassist veidi pikemad. Pikkusega 200,1 jalga, veealune veeväljasurve on 1586 tonni ning neil on samuti 8 torpeedotoru 14 torpeedo jaoks. Erinevalt vanematest Atalai klassi Type 2.0 9200 allveelaevadest põhinevad need suuremal Saksa Type 2.0 91400 mudelil ning ehitati Türgis. Veelgi uuemad on 4 Gur-klassi laeva TCG Gur, TCG Çanakkale, TCG Burak Reis ja TCG B Inanu. Aastatel 2003–2007 kasutusele võetud laevad on täiustatud versioonid Saksamaa Type 209 T2 1400 mudelitest, mis ehitati Türgis. Neil on sama 200,1 jalane pikkus ja 8 torpeedotoru nagu Preveze klassil, kuid nende veealune veeväljasurve on veidi suurem, 1586 tonni. Türgi allveelaevastiku praegune lipulaev on nende uue reisklassi esimene allveelaev TCG Piraeus Reis, mis võeti kasutusele 2024 aastal. Veel 5 reisklassi allveelaeva on hetkel ehitamisel või tellitud, mis suurendab oluliselt laevastiku suurust ja võimsust. Need Saksamaa Type 214 TN modifikatsioonid, mis on Türgis kaastoodetud, on 219,8 jalga pikad, veealuse veeväljasurvega 1800 tonni ning varustatud AIP jõuseadmega, mis võimaldab nädalaid märkamatult vee all tegutseda. Laeva 8 torpeedotoru suudavad välja lasta Akõnži torpeedosid ja idas õhutõrjerakette, andes neile laia operatiivse profiili. Nagu varem mainitud, on Türgi teatanud oma kavatsusest arendada pikaajaliselt tuumaenergia jõul töötav allveelaev, mida tuntakse nimega Niyukten. Siiski on kavatsus arendada tuumaenergia jõul töötav allveelaev, mitte tuumarelvastusega laev. Türgi ei ole vähemalt ametlikult tuumariik ega kavatse selleks saada. Selle laeva võimaldatavad täiustatud avamere operatsioonid viitavad Türgi laienevatele geopoliitilistele ambitsioonidele. Siiski on ebatõenäoline, et Türgi peamine kavatsus on paigutada Niyukten Vahemerre. Kui sulle meeldivad igapäevased ülevaated maailma tähtsaimatest sõjauudistest ja põhjalikud analüüsid viimastest sõjalistest arengutest, siis kindlasti telli see kanal. Saates Sõjashow läheme pealkirjadest palju sügavamale, et tuua sinuni kogu lugu ja selgitada, miks see oluline on. Nagu varem mainitud, ei ole tuumaenergia jõul töötavad allveelaevad alati tõhusam valik võrreldes tavapärase jõul töötavate allveelaevadega ning Vahemeri on selle kohta suurepärane näide. Merd iseloomustavad arvukad saared, madalad rannikualad, kitsad rannikupiirkonnad, saarestikud ja mitmed kitsad pudelikaelad. Tavapärase jõul töötavate allveelaevade väiksem suurus ja parem manööverdusvõime sobivad paremini sellistesse olukordadesse, kus suuremad ja kallimad tuumaallveelaevad on vähem tõhusad ja haavatavamad. Kui nad töötavad aku või AIP jõul, on nad märgatavalt vaiksemad kui tuumaallveelaevad, mille reaktori jahutuspumbad tekitavad pidevat mehaanilist müra. See võimaldab väiksematel allveelaevadel vaikselt merepõhjas varitseda, muutes nad tõsisteks varitsusküttideks nii pealveelaevade kui ka teiste allveelaevade vastu.
Kuna diisel, elektri ja AIP jõul töötavad allveelaevad on palju odavamad ehitada ja kasutada, saab merevägi kasutada suuremat hulka aluseid rannakaitseks, seireks ja merekasutuse takistamise operatsioonideks kodu lähedal, pakkudes suuremat taktikalist tõhusust piirkondlikes konfliktides. Tuumaenergia, jõul töötavate allveelaevade pikem tööaeg ja tuumarelva võimekus annavad nendes vetes palju väiksema eelise võrreldes avamerega. Suures osas vähendab vajadust tuumaenergia jõul töötavate allveelaevade järele Vahemeres ka asjaolu, et nii paljud Euroopa riigid koos Türgiga on NATO liikmed. Kui piirkonna pinged kunagi nii kõrgele tõusevad, et tuuma-allveelaevade lisatugevus ja pikemad missioonid muutuvad kriitiliseks, ootaksid Vahemere NATO liikmed, et Prantsusmaa, Suurbritannia ja USA tuuma-allveelaevad tuleksid seda puudujääki täitma. Samas on Türgi peamine rivaal piirkonnas teine NATO liige Kreeka. Kahe riigi pikaajalised vaidlused, eriti Küprose saare üle, on kindlasti olnud kontrolli all tänu nende ühisele NATO liikmelisusele. Aga see pole takistanud Kreekat kogumast endale muljetavaldavat allveelaevastikku. See on väiksem kui Türgi oma ja vanem, kuid pakub siiski tõhusat heidutust Egeuse mere ja Ida-Vahemere madalates saarte rohketes vetes. 2026 aasta seisuga opereerib Kreeka merevägi 5 diiselelektrilist ründallveelaeva, 4 kaasaegset Papa-Nikoliise klassi ja 5 vanemat laeva, 1 Okeanose klassi, 3 Poseidooni klassi ja 1 Glafkose klassi allveelaev. Nagu Türgi allveelaevad, ehitati ka 4 kaasaegset allveelaeva, Papa-Nikolise, Pipinose, Matrosose ja Kaatsonise S-123. Kreekas Saksa disainide järgi seekord Type 214 HN põhjal. Need on diiselelektrilised koos AIP-süsteemiga, mis võimaldab pikemaajalist veealust tegutsemist. Pikkusega 213,25 jalga ja veealuse veevälja survega 1600 tonni, lisaks 8 torpeedotoru 14 Black Shark rasketorpeedo jaoks. Torpeedod ja allveelaeva Harpoon SSM-id teevad neist üsna võrdväärse vastase Türgi laevastiku tippudele. Kuigi ainus Okeanose klassi allveelaev nimekaim Okeanos sai uuendatud mootoriga täienduse, hakkab see ja ka teised vanemad Kreeka allveelaevad juba üsna vanaks jääma. Seega on Kreeka merevägi juba alustanud plaanidega asendada need kaasaegsete allveelaevadega ning kaalumisel on Prantsuse, Saksa ja Rootsi mudelid. Sarnane lugu on Itaalia allveelaevadega, kuigi kuna Itaalial pole otsest rivaali nagu Kreekal, pole moderniseerimisvajadus võib-olla nii pakiline. Itaalia merevägi kasutab praegu 8 diiselelektrilist ründeallveelaeva, 4 kaasaegset, kuid vananevat Sauro-klassi ja 4 täiustatud Tadaro-klassi allveelaeva. Kuid nagu ka teised seni mainitud riigid, on Itaalia samuti sügavalt kaasatud ulatuslikku allveelaevade moderniseerimisprogrammi. Eriti tasub mainida, et esimese 4 järgmise põlvkonna U-212 NFS allveelaeva kiilupaneku tseremoonia toimus 2026 aasta veebruaris. Need on mõeldud vananeva Sauro-klassi asendamiseks. Mitte et Sauro-klass oleks ebaefektiivne laev, lihtsalt nende teenistusaeg hakkab lõppema. 4 laeva, Salvatore Pelosi, Primo Longo Longobardo, Gianfranco Gazzanella, Pierogia, Savi 125 ja Giuliano Brini võeti teenistusse aastatel 1988 kuni 1995. Need diiselelektrilised allveelaevad on 218,8 jalga pikad, vee all 1450 tonni veevälja survega ning neil on 6 torpeedotoru Black Shark rasketorpeedode ja Sub-Harpoon laevavastaste rakettide jaoks. Itaalia allveelaevastiku praegused lipulaevad, Tadaro-klassi allveelaevad on palju kaasaegsemad. 4 laeva, Salvatore Todaro, Shire Todaro-klassi Type 212A ja Pietro Venuti võeti teenistusse aastatel 2006 kuni 2017. Diiselelektrilise AIP jõuseadmega varustatud Itaalia Type 212A allveelaevad, mis on algse Saksa disaini modifikatsioonid, on 56 meetrit pikad, veealune veeväljasurve on 1650 tonni ning relvastus on sama, mis Sauro-klassil. U-212 Near Future allveelaev ehk NFS tõstab Itaalia allveelaeva võimekuse märkimisväärselt uuele tasemele.
tootja Itaalia kaitsetööstuse hiiglase Fincantieri sõnul kujutab U-212 NFS allveelaevaklass endast märkimisväärset arenguhüpet võrreldes selle eelkäijate U-212A klassiga. Tänu küpsemale disainile, kõrgemale riiklikule tehnoloogilisele sisule ja pardasüsteemide paremale integreeritusele. Itaalia tööstuse poolt välja töötatud uuendused, sealhulgas liitiumi-ioonajami aku ja uus lahingusüsteem, tagavad suurema varjatuse, vastupidavuse, tõhususe ja küberkindluse. U-212 NFS varustatakse maasihtmärkide ründamiseks mõeldud tiibrakettidega, torpeedode ja mehitamata allveesõidukitega. Lisaks sellele suurendatud tulejõule saab laev mitmeid sensoreid, uuendatud side- ja elektroonilise sõjapidamise süsteemi ning täiustatud autopiloodi tehnoloogia, et säilitada olukorrateadlikkus ja tegutsemisvõime. Allveelaeva pikkus on 194 jalga laius, 23 jalga ning sellel on kahetasandiline tekk, mis mahutab üle 30 meeskonnaliikme. Kui need tarnitakse, mis on planeeritud ajavahemikku 2029 kuni 2032, annavad need Itaalia käsutusse väidetavalt kõige kaasaegsemad mitte tuumajõul töötavad allveelaevad Vahemere vetes. Vähemalt praegu on kõige tõenäolisem, et nende uute ja arenenud allveelaevade toetust hädaolukorras vajab teine NATO liige Hispaania. Arvestades, et Hispaania koos brittidega Gibraltaril vastutab suuresti kriitilise tähtsusega Gibraltari väina turvalisuse eest, võiks eeldada, et neil on märkimisväärne allveelaevastik. Tegelikult on neil praegu laevastikus vaid 3 allveelaeva ja 2 neist pärinevad 1980. aastatest. Hispaania Galerna klass, tuntud ka kui S-70 Acosta klass, on nüüdseks oma teenistuse lõppu jõudmas ning alles jäänud S-71 Galerna asendatakse uuema S-80 Plus klassiga. Või kui Isaac Perali klassi allveelaevad teenistusse astuvad. Nüüd, nagu teisedki Euroopa allveelaeva võimsused Vahemeres, on ka Hispaanial käimas suur mereväe moderniseerimisprogramm, mida juhib 4 uue S-80 Plus tüüpi allveelaeva arendus. Varustatud raskete torpeedode ja tulevikus ka täiustatud AIP jõuseadmega tähistavad need uued diiselelektrilised ründeallveelaevad Madridi allvevõimekuse jaoks suurt hüpet. Siiski jätsid konstruktsioonivead ja valitsuse eelarvekriis Perali projekti aastateks soiku. Kulunud oli 5831 päeva kiilupanekut tseremooniast, enne kui Hispaania lasi 2021 aasta mais vette selle klassi esimese allveelaeva Isaac Peralli. Selle klassi teine allveelaev S-82 Narciso Monturiol alustas mereteste 2025 aasta lõpus ja järgmise 2 kuues tellitud allveelaevast Cosme Garcia ja Mateo Garcia de los Reyes kiilud pandi 2010. ja 2011. aastal ning nende kasutuselevõtt on oodata vastavalt 2028. ja 2029. aastal. Isaac Perali klassi allveelaevad on pikemad kui enamik praeguseid Vahemere allveelaevu, olles 81 meetrit pikad ning raskemad vee all veevälja survega 2965 tonni. Nende tegevusraadius on 5000 meremiili ja autonoomsus kuni 50 päeva. Nad on relvastatud meremiinidega ning 533 mm torpeedotorudega DM-TM2A4C Hawk rasketorpeedo, UGM-84 harpuunraketi ja soovikorralda Black Shark torpeedo jaoks. Kui kogu Isaac Perali klassi allveelaevade koosseis on töökorras, on Hispaanial paberil kõige võimsam tavapärane allveelaevastik Lääne-Vahemere kaugeimas osas. Seni kaua on Lääne-Vahemere teisel allveelaeva jõul Alžeerial Hispaania ees märkimisväärne eelis allveelaevade osas. Alžeeria rahvuslik merevägi opereerib praegu 6 tavapärast diiselelektrilist allveelaeva, mis kõik on Vene kiloklassi variandid ning arvatakse, et tellitud on veel 2 moderniseeritud kiloklassi allveelaeva. Esimesed 4 O-21 Messali El Hajj, O-22 Akram Bacha, O-31 Ouarzenis ja O-32 El Hogar kuuluvad projekti 636 Varshavjanka klassi ning on peamiselt mõeldud laevade vastasteks ja allveelaevade vastasteks operatsioonideks suhteliselt madalates vetes. Torpeedokorpusega allveelaev on 238,2 jalga pikk, vee all on tema veeväljasurve 3076 tonni ning väidetavalt võib ta saavutada kiiruseks kuni 25 sõlme.
Need on relvastatud 6 533 mm torpeedotoruga pardal, võib olla kuni 18 isejuhituvat või juhtmega juhitavat torpeedot või 24 AM-1 miini ning neid saab varustada ka 4 kaliibr tiibraketiga. Alžeerial on ka 2 vanemat projekti, 877 EKM allveelaeva, mis on kiloklassi algversioonid. Siiski uuendati Rais Hadž Mubarak ja El Hadž Slimane 2010. aastatel, et pikendada nende kasutusiga ja integreerida kaasaegseid relvi. Õnneks hoolimata pikaajalistest ja sügavatest strateegilistest sidemetest nii Venemaa kui ka Hiinaga hoiab Alžeeria sõbralikke ja paranevaid suhteid nii EL-i kui ka NATO-ga. Seega on tõenäosus, et Vahemere lääneosas tegutsevate allveelaevajõudude vahel tekib veealune konflikt väike. Sama ei saa öelda mere teise otsa kohta. Egiptusel ja Iisraelil võib küll olla rahuleping, mis on kehtinud alates selle allkirjastamisest 1979 aastal. Kuid need 2 riiki on pärast Iisraeli riigi loomist 1948 aastal olnud sõjas 4 korda. Araabia-Iisraeli sõda samal aastal 1956 aasta, Suessi kriis 1967 aasta, 6-päevane sõda ja 1973 aasta Jom Kippuri sõda. Kuigi ulatuslik kaubandus ja sõjaline koostöö nende 2 riigi vahel on püsinud stabiilsena, on pinged viimastel aastatel kasvanud. Egiptus on kritiseerinud Iisraeli tegevust Gazas, eriti selle sõjalist kohalolekut Philadelphia koridoris, mida Kairo peab rahulepingu rikkumiseks. Iisrael omalt poolt tunneb, et Egiptus on püüdnud sekkuda Iisraeli ja Liibanoni vahelistesse läbirääkimistesse ning ei ole rahul sellega, mida ta peab provokatiivseteks sõjalisteks õppusteks Iisraeli piiri lähedal. Arvestades Suessi kanali äärmiselt suurt strateegilist tähtsust, mängiksid 2 riigi allveelaevastikud tõenäoliselt otsustavat rolli, kui pinged peaksid üle minema relvastatud konfliktiks. Egiptuse merevägi kasutab praegu 8 allveelaeva, mis jagunevad 2 klassi. 4 kaasaegset S-41 klassi Type 2 091400 mood Saksamaal ehitatud diiselelektrilist ründeallveelaeva ning 4 vanemat Romeo klassi ehk Type 033 Hiinas ehitatud allveelaeva, mis põhinevad Nõukogude Liidu disainil. S-41 klassi kerega allveelaevad on tippklassi laevad, ehitatud tüüpilise Saksa kvaliteediga ning lasti vette aastatel 2015 kuni 2020. Need on 204 jalga pikad, vee all on nende veeväljasurve 1600 tonni ning need on varustatud 8533 mm torpeedotoruga, kuhu mahub kuni 14 DM2A4 või DM2A4C Heimod 4 torpeedot või UGM-84L Harpoon Block 2 laevatõrjeraketti. Samuti suudavad need paigaldada meremiine. 4 vanemat allveelaeva on ametlikult aktiivsed, kuid tegelikkuses kasutatakse neid tõenäoliselt väljaõppeks või sadamatöödeks nende vanuse ja aegunud tehnoloogia tõttu. Kuid, nagu iga teinegi riik, kellest oleme rääkinud, hindab Egiptus järgmise põlvkonna allveelaevu nende asendamiseks ning väidetavalt pakuvad kõige rohkem huvi Prantsuse Barracuda klass ja Hispaania S-80+ klass. Iisraeli merevägi kasutab omalt poolt 6 Dolphin-klassi allveelaeva, mis on ehitatud Saksamaal HDW poolt. Need on ühed maailma kõige arenenumad diiselelektrilised allveelaevad ja moodustavad Iisraeli merel põhineva heidutuse tuumiku. Esimesed 3, INS Dolphin, INS Leviathan ja INS Tekuma, kuuluvad Dolphin 1 ehk S-77 klassi ning võeti kasutusele aastatel 1999–2000. Need on 188 jalga pikad, veealuse veevälja survega 1900 tonni ning varustatud 6 533 mm torpeedotoruga ja 4 650 mm torpeedotoruga tiibrakettide, miinide või eriüksuste sõidukite jaoks. Uuema Dolphin 2 ehk S-78 klassi allveelaevad on varustatud AIP süsteemiga pikemaks missiooniajaks, on 225 jalga pikad ja veealuse veevälja survega 2400 tonni. Neil on samad relvastused nagu S-77 klassil, kuid neil on täiustatud süsteemid, mittemagneetiline kere, täiustatud hiilivusvõime ja võimekus eriüksuste paigutamiseks.
Esimesed 2 selle klassi allveelaeva INS Tannin ja INS Rahav võeti kasutusele vastavalt 2014 ja 2016 aastal. 3. INS Drakon anti üle 2024 aastal ning on praegu meretestidel. Loomulikult, kui kõik teised piirkonnas tegelevad moderniseerimisplaanidega, pole ka Iisrael erand. 2022 aastal sõlmisid Iisrael ja Saksamaa lepingu 3 järgmise põlvkonna Dakar-klassi allveelaeva ehitamiseks, mis asendavad vananevad Dolphin 1 tüüpi allveelaevad. Tarned on oodata alates 2027 aastast kuni 2030. aastate alguseni. Need laevad peaksid olema suuremad, parema AIP-süsteemi, lahingusüsteemide ja sensorikomplektidega ning suurema rakettide ja mehitamata süsteemide kandevõimega. Need uued laevad võimaldavad Iisraelil säilitada veealuse ülekaalu Egiptuse ees ka järgmise põlvkonna jooksul. Kuigi Iisraeli ja Türgi suhted halvenevad samuti ning Iisraeli ja Alžeeria suhted on parimal juhul jahedad. See võib olla sunnitud toetuma salajasele võimekusele, kui lähitulevikus peaks puhkema täiemahuline islamisõda Iisraeli vastu, nagu see oli 1948 aastal. Tuumarelvad. Iisraeli tuumaarsenal on üks maailma kõige halvemini hoitud sõjasaladusi. Iisrael ja tema peamised liitlased nagu USA järgivad ametlikult tuumaebaselguse poliitikat, kuid kõik teavad, et neil on need olemas. On laialdaselt usutud, et kõik Iisraeli allveelaevad on võimelised tuumarelvi välja laskma, muutes need mõneks väestest diisel-elektrilistest allveelaevadest maailmas, mis seda suudavad. Need 650 mm torud nii Dolphin 1 kui ka Dolphin 2 allveelaevadel suudavad välja lasta. Popeye Turbo allveelaevalt välja lastavad tiibraketid, mida laialdaselt hinnatakse tuumalõhkepeade kandjatena, mille lõhkejõud on umbes 200 kilotonni ja ulatus vähemalt 930 miili. Kui see on tõsi, annaks see Iisraelile ellujäämisvõimelise merel baseeruva teise löögivõimekuse, asetades selle samale jõutasemele Prantsusmaaga. Kui kõik kokku võtta, siis nii suure allveelaeva jõu olemasolul Vahemeres on raske ette kujutada, et välisjõud nagu Venemaa ja Hiina suudaksid kunagi Vahemeres otsustavat jalgealust saavutada, hoolimata nende märksa suurematest laevastikest. Niikaua kui NATO ühendav jõud selles piirkonnas püsib, peaks olukord allveelaevade osas enam-vähem kontrolli all olema. Aga kui see turvavõrk eemaldada, siis nii paljude tippklassi allveelaevadega Vahemeres oleks raske ennustada, kuidas allveelaevade lahing seal lõppeks. Muidugi ei ole Vahemere riigid sugugi ainsad Euroopa riigid, kes arendavad uusi ja arenenud allveelaevu. Vaata seda videot Rootsi uuest murrangulisest A26 allveelaevast.